tere, mina olen Taavi arvutimängude ärimees, kes siis on keskendunud arvutimängude loomisele ja praegu terve meie ettevõte on liikunud siis hariduse ossa, ehk siis proovib pakkuda haridust lastele, kuidas arvutimänge luua. Et see sadam, kus inimesed asuvad, on nende jaoks liiga suur, meil on pakkuda nagu veel suuremad sadamad, aga me peame pakkuma midagi enne kliendist lähtuvalt, et me ei ehmataks klienti ära, et ja nüüd ta asubki on ju üksi keset Amsterdami sadamat ja ei ole on ju ühtegi tuttavat, et pigem, et kuidas tuua see haridus järk-järgult on ju jupi kaupa lähemale inimesele või lapsele siis, et sageli lapsed eriti on nagu ehmud keset suurt sadamat või suurt linna, et ei ole ühtegi tuttavat nägu näiteks koolis kas või ja kõik räägivad tundmatus keeles, keegi lapsega otseselt võib-olla ei tegele ka, kui klassid on suured ja ongi et inimene on kohkunud on ju, et see sadam on natuke liiga suur on ju selle inimese jaoks ja mida siis teha, kuidas seda siis nagu vähendada, et üks variant olen katsunud siis arusaadavat keelt proovida, et on arusaadav tuttav keel, arusaadavad tuttavad tegevused, arusaadavad tuttavad hääled ja sõbralik, lahke, toetav suhtumine ja siis see ka nagu hajub see kohkumine selles suures sadamas või see hirm on ja selles tundmatus olukorras, kuhu ta on sattunud. Ja nüüd see GameMaker meil kogemata panin selle võrku, sellepärast ta läks nii aegseks, et ta ikkagi läks nüüd kogemata veebiversiooni hakkas tegema. Ma midagi logisin siin sisse oma selle ärikasutajaga sellesse GameMakerisse ja keegi laps soovis, et see oleks võrgus üleval tema see mäng ja nüüd see mul kogemata on jäänud peale, et see läks võrku ja koos selle OBS-iga samal ajal, siis ta on siuke aeglane, et ta on nüüd võrgus, tegelikult on meil siuke mäng hostin seda oma kodulehelt ja see on tegelikult olemas ja sellest on ma saan tuttav süsteem, nad on juba harjunud sellise süsteemiga, et ei ole võib-olla tark seda ka kohe muuta, et kõik on siuke tuttav, turvaline, kuigi saab korjatud, et siis hakkab otsast peale. Aga selle probleem on selles, et sinna hakkavad saabuma vanemad inimesed, näiteks teismelised või vanemlased, kes tahavad endale tuttavas keeles saada asju või täiskasvanud. Ja tema siis on silmitsi sellise vaatega. Et on lihtsalt tühi 3D stseen kodus ja mitte midagi siin ei ole ja selline näeb välja ja mängude arendus tänapäeval, et hakanud tegema kulla inimene, et kõik on täielik tühjus, et hullem kui tühi paber, et lihtsalt siin ei saa mitte midagi aru. Ja mina läbin seda harides, et siia saab tegelikult panna küll mingeid asju. Aga see on natuke nagu keerukas. Ma varsti õpin neid nagu joonistama ka 3Ds. Aga praegu näiteks, et sa võid teha mingi toru endale ja seda duplicate-ida ja siis ehitada midagi, et proovin teda liigutada, mis ei toimi ja ei toimi. Et neid saab nagu saab midagi ehitada, tegelikult küll, et ta on päris naljakas, et siuke tuumajaam juba püsti, et see on see ja niimoodi sai alla liikuda ja niimoodi sai üles liikuda ja siuke tuumajaam on ju püsti ja et saab panna mingit valgust ja asju, et tegelikult ta on päris, ta ei ole nii hull midagi, see tühi paber on ja, et see, ta on juba sisse ehitatud need kujundid olemas ja neid, niimoodi ta üldiselt tehakse nagu nullist, et siis on neid igast asju tegelikult teha sellega, on ju,
Aga ta on jube see tühi paber ja et no aga lähme nüüd tagasi enne GameMakeris, et kus me millegi sellega alles tegeleme, et me ei tahagi nagu liiga suure sadama või selle tühjusega nüüd nagu ära ehmatada, et ta võib järsku kogemata üksi sattuda kuhugi millegi sellisega just silmitsi, et kõik on täiesti uus ja mitte midagi ei tea. Ja aga GameMaker on meile selles suhtes vastu tulnud, et nad lihtsalt siin joonistavad ja eri koolide vahelt siis ja eri õpilaste vahelt vist vahetan neid pilte siin siis omavahel, et ta on siin eksinud näiteks laps, et ta mäng võiks näha välja midagi sellist, aga kui sa paned siukse, siis see on üks pilt, et sa pead selle lõikama eraldi välja, mida me siis koos ka tegime, et ta praegu lihtsalt on tahtnud midagi luua, siin teised lapsed on veel no keegi tüdruk on mingi vanem tüdruk joonistab mingi siukse pixel-arte kuskil teises koolis ja nad on pikselkunsti peale läinud paljud. Noh, et siuke mäng on, et siin on võeti siin uks, aga kuna siin üks pilt on, et on selle ruttu teinud, et pane nüüd see mäng on ja et see on see kogu see, aga ma soovitan teha eraldi objektid, et need punased on eraldi objektid ja must on sein ja siis sellega joonistad sinna kaardi peale, mitte kohe, et kui sa selle paned, et siis peab väga täpselt tšekkima, et ta ei läheks selle joone vastu ja see on hulk vigu ja need võiks olla eraldi objektid, on ju, need punased ja see võti ja see aardekirst, on ju. Et ja noh, nüüd läheme tagasi sinna, mida tegelikult on ju tahetakse ühel päeval teha, et siis valitseb täielik tühjus, et me ei tea mitte midagi selle kohta ja kuidas ma teen seda, aga ma varsti vaatan ise, kuidas neid saab joonistada ka seal Blenderis ja ma juba oskan neid programmeerida ja ja siin on nagu see hirmutab ka ära, et see tühjus on nii suur, et see on nagu täiesti vaba, et siin võib olla ükskõik mis ja ükskõik millal ja ükskõik kuidas ja see on ka tohutu, et mis siin siis nüüd on et see on nagu vahe nende vahel suur, no siin saab ka tegelikult mingi 2D-d teha ja 2D on siin ka päris maailmakuulsal tasemel, aga meie oleme siin selles GameMakeris sõbralikud praegu. Et eks ta ole hirmutav ja see hirm on nagu nakkav, et teiste hirm on endale ka nakkav, et oi, kardab, et on täiesti tundmatus kohas, et midagi on vist lahti, hakkad ise ka nagu kartma, et oi, et ta on nii hirmul, et järelikult midagi peab olema lahti, ja siis tekib endal ka hirmini. Mis sa siis teed, loed mantrat tund aega ja äkki läheb ära, see hirm. See hirm, sotsiaalsete olenditena meil see hirm ka nagu empaatiliselt siuke nakkav. Et tundmatus olukorras laps näiteks on tõsi näiteks või midagi siukest. Et kuidas seda siis vähendada. Meie tuumajaam siin kukkus pikali vahepeal, et ta praegu, kui ta ei näita midagi, kui panna mängima, siis tal puudub kaamera ja tal puudub valgus, et ta peaks näitama tühja pilti lihtsalt. Et me peame panema siia selle kaamera ja valguse ka. Light oli kuskil. Nüüd on mingi valgus seal ja aga kui kaamerat ei ole, siis siin see ilma kaamerata ei näita mitte midagi, et see kaamera peab ka olema, siin on näha nüüd, et kuhu see kaamera on sihitud, võtame selle kaamera sealt välja, keerame ta õiges suunas ja see on ka nagu tohutult vaba, et see võib olla ükskõik mis suunas ka on see et see on ka siuke hirmutavalt suur natukene, et see ei ole päris see, mis ma tahtsin,
et mingi pilt ja nüüd ja meile näitab enne nende kohta ja pane nüüd mängima, vaatame, kas on midagi näha. Et ta midagi näitab, et need tuleks teha nii värviliselt ka, aga mingi mäng algab niimoodi, ütleme, et ta kõik on täiesti võimalik, et on täiesti suur ja hirmutav ja ideaalis ju siis nende klotside, kuubikute ja torude asemel on siis ju oma mingid joonistatud asjad ka kuskil Blenderis, et ta on nagu on, nii. Et proovida saada siis õiget biidi, võtame selle sealt ära, et tuumajaam oleks ikkagi tuumajaam, nii. Ja vaatame nüüd, et milline meie mäng praegu näeb välja. No see on juba siuke horror tuumajaam, et õudus tuumajaam, et siuke on nagu on juba täitsa olemas ja on tehtav ja loodav ja eks see programmeerimise jaoks on vara, aga laps tahab just seda oma mängu mängida, et ta tahab seda proovime siit JavaScriptist minna nüüd tagasi Windows Native'isse, et ei näeks nii palju vaeva sellega, et see peaks olema natuke kiirem. Et muidu need arvutid olid ja kiired, aga selle OBS-iga samal ajal ta on ja ületavalt aeglane. Et see tarkvara, mis ma kasutan siis selle striimimiseks. Jah. Et mul on siin see vahepeal näidata mingeid asju. Ma üritasin seda kõike üldse teha mingis selles Chromebookis on ju. Aga Chromebooki ei luba OBS-i, see on mingi ohtlik konkurent neile ja siis ei saanud. Tagasi võtta mingi suvalise Windows arvuti alla ja proovid sellega. Nendel Windows arvutitel oli see veebikaamera olemas. Et nüüd see GameMaker siis on suutnud meile ja tekitada selle mängu siis, kui see laps saab nagu gameplay'd kogeda on ja ka, et see on selle tunni mõte, et me ainult ei alusta nii algusest, et me ainult nagu joonistame neid asju, et see on nagu igav on ja ka lapsele, et ma tahan mingit actionit saada, et see on liiga suur vabadus ka, aga vanemad inimesed, kes tahavad programmeerida, need tahavad just seda, ja siin on see lõhe ka, et see lõhe tuleb kuidagi täiesti tuntav ja olemas, et lõhe tuleb kuidagi täita, et täiskasvanud inimestel on siuke asi igav, et see on mingi Google Play, et mis see laps seal telefonis mängib, et minu jaoks on see igav, et tulgu minu täiskasvanute maailma, aga laps tahab just mingit lihtsalt fun gameplay'd, kus ta ei pea mingeid ulme programmeerimiskeeli siin, et ma ei tea, attach script ja et siin sai neid teha, et tal oli mingi, et saab panna liikuma, et no vaata, mis äkki saab, ma ei mäleta seda ka ikka, et ma ei ole nagu selles suhtes see native selles kodus veel. Et võib-olla selle sai nagu liikuma kuidagi siin, ma ei mäleta kuskil, mida ma nüüd muutsin, kus ma ei näegi just seda kaamerast, ta liigub nii ruttu siis vist eest ära. Mida siit kaamerast üldse oli näha? Aga seda ei olnudki näha või ta liikus juba nii kiiresti eest ära. No vaatame. Jah, et lihtsalt liikus nii kiiresti ära, aga näete, et ta juba saab, on ja liigutada neid küll, et kui me nüüd selle kopeerime ja paneme mingi teisele, et liigub allapoole, on ja see
tuumajaama asi ära, attach script ja skriptid ja et siis paneme teisele vastassuunas liigub ja aeglasemalt natuke, et vaatame, et siis on nagu mingi animatsioon või mängumood tuumajaam laguneb laiali, et no jah, see täiskasvanul on see jälle huvitav, et noh, et kuidas neid efekte teha, nii et täiskasvanud mängija või vaataja, et tal oleks ka huvitav ja põnev, paneme selle Chromebooki laadime jälle, et aga laps tahab ise mingit lihtsalt gameplay'd nagu, et noh, ja kus ta saaks aru, et seda mängu saab aina teha aeglaselt edasi, et siia tulevad. Alguses oli ta lainse tegelane ja siis on ka need mündid ja tohutu vaimustuses sellest asjast. Ja meie ei ole, meie nõuame, nii et mul oleks see 3D mingi asi. Et see ei olnud väga hea, kus juures see aeglane liikumine, paneme see ka läheb kiirelt. Ja noh, on niimoodi need ja korres on olemas. Okei, ma teen ka siit väikse pausi.